Volitaja. See on üllatuse hääl. Me kutsume siia teile üllatuseks Liia ja Kristi. Nad räägivad teile ka ühe huvitava loo. Seal on suur järv. Aga mis seal järves on? Seal on palju vett. Aga mis seal vees on? Seal on palju kalu. Aga veel? Seal on veealused. Soua, soua, sanni, manni, soua, sanni, manni, sahimarok, sanni, manni, sahimarok, marokas sai manni pilli, marokas sai manni pilli. Aga mis need veealused on? Veteema, veteisa ja nende lapsed. Aga millised nad välja näevad? Neil on sinisest atlasest kuued, kuldkollased, pikad juuksed ja taevasinised silmad. Aga mida nad teevad? Nad vetekangast koovad, vesilehmi karjatavad, lainella tantsivad, kaunisti laulavad. Aga kuidas nad sinna järve sisse said? Vanataat pani enne aegade algust, et nad järve kaitseksid. No aga kuidas see järv sinna sai? Teati rääkida palju lugusid sellest, kuidas järved rändavad. Enamasti olnud selle rändamise põhjuseks inimeste hoolimatu käitumine. Kui järvel inimeste sopast ja roppusest isu täis sai, siis kogus ta kõik oma veed kokku ja tõusis suure musta pilvena taeva alla, et siis sel kombel oma teekonda jätkata. Vihmakene, velekene, vihmakene, velekene, veeri meile, Venemaalt allele, veeri meile, Venemaalt allele. Kord olnud väga põuane suvi. Üksik lesknaine seisis oma põllu ääres, tõstis silmad ahastusest taeva poole ja hõikas. No miks ei võiks siin minu kuivanud põllu kõrval järv kohiseda, et mu rasket elu pisutki kergendada? Ja korraga hakanudki taeva veerelt üks suur must pilv üles tõusma ja tõusnud aina kõrgemale ja kõrgemale, kõrgemale ja kõrgemale, kuni viimaks olnud ilm päris must. Vaene lesknaine ehmatanud ära ja tahtnud hakata kodu poole jooksma. Aga kuhu sa jooksed, kui pilved nii kiiresti tõusevad? Viimaks läinudki ta suure musta kuuse alla peitu. See aga kummaline vihm. Vihmapiisad on küll väga harvad, aga iga üks neist on suurem härjast. Kui korraga kukkunud veel miski kõrgelt taeva piirilt, siputades alla. See on ju kala. Kala? Nüüd ehmatanud naine päriselt ära. Ja raskesti vihmast ning pimedast ilmast hoolimata jooksis ta otse kodu poole. Siis mõtles ümber ja läks targa juurde. See oli järv, mis ühest paigast teise rändas. Ja kala, kes väga hooletu oli, kukkus tema enese süü tõttu pilve pealt maha. Aga sina näitasid järvele tema uue elukoha kätte. Ja tõepoolest, kui järgmisel päeval naine põllule läks, nägi ta kristallselget järve sillerdamas otse põllu serval.